täna me lähme Annaga, kes on kooli ja trennikaaslane, lihtsalt nautima Tartut ja nautima Rogaini. Me kumbki väga suured kaardilugejad ei ole treeningute osas. Mina olen suusa talve pealt, jooksnud väga palju ei ole. Anna vastupidi, on jooksnud natuke liiga palju. Räägi, mis sa teinud oled? Ma käisin Roomas maratoni jooksmas ja siis väga tark mõte. Läksin kohe treeninglaagrisse ja nüüd ma tulen Rogainile. Täpselt eile jõudsin koju, et eks näeb, mis täna saab. Aga eesmärgid on meil paigas, ma arvan, et meil on, tahaks, et oleks lõbus, et saaks koos sportlikult aega veeta ja Tartut avastada. Ma arvan, et need on väga jõukohased eesmärgid meile tänaseks. Mis meil veel vaja on? Mis üldse Rogainiks vaja on? Ega tegelikult väga palju ei olegi. Natukene võiks võtta kaasa süüa raja peale, mõne batooni või keeli, siis juua, mul on siin vett ja siis natukene magusamat jooki ka. Mis veel võib kaasa võtta? Näiteks mul on siin õhuke vihmajakk, et kui peaks hakkama sadama raja peal ja selline jooksuvest. Anna, mis sul kaasas on veel? Suhteliselt sama. Et sükene väikene esmaabipakk on kaasas. Igaks juhuks mingisugust paberit natukene ja ongi kilekas. On sööki natukene, jooki natukene ja kõik. Kompass. Meil on kompass kaasas. Kompass on meil kaasas ja siis on oluline siipulgad, et saaks need punktid kokku koguda. Ja üks pliiats ka. Planeerimiseks. Marker jah, kaardi joonistamiseks ja muud ei olegi. Hea tuju. Head kaaslased. See on tegelikult võib-olla kõige olulisem. Kõige olulisem on jah. Nüüd võtke nüüd ruttu, et ilma ei jää. Sain kätte. See oli kõige tähtsam mõistus praegu, aga ma sain kaardid kätte. Aga kaheliikulised kaardid hakkavad ka vaikselt otsa saama. Jah, töö tundub väga pikk. Nii, aga me peame kõige olulisem on see, et paneme need paika kohad, kus me saame vaata üle. Nii raudtee kui jõe. Aga tõmbame korraks, paneme stardi ja finiši nööri jupi paika, siis me hakkame vaatama, kuhu me jõuame üldse. Hääleharjutused käivad, nii et rahulikult. 20 kokku. Punase peale 20 või? Ei, kõik kokku. Sillas vaata. No nii, me oleme valmis. Meil tegelikult start juba läks, aga... Meil läks planeerides ühest kõige kiireks. Me saime raja valmis. Ja jõudsime startini ja kõik on väga hästi. Nii, me läheme nüüd üritame seda plaani täide viia. Mul olid ainult rõõmupisarad, start on nii ilus, noh. Starti on rohkem kui skilli. Meil oli vahepeal tempo alla 5, me panime 4 midagi lihtsalt. Aga me tundub, me oleme isegi suhteliselt okeilt oma planeerimisega, et tund ei ole veel täis ja me oleme juba päris palju ära teinud. Aga noh, ega meil üle ikka aega ei jää. Oleme tund aega rajal olnud, siin labürindis oli nüüd hiljuti punkt. Õnneks me oleme siin kolmapäeval küll juba seda labürinti avastanud, et selles mõttes oli lihtne üles leida. Aga rada on väga mõnus, Lodjakoja piirkond, seal sai isegi kommi ühes punktis ja noh, poisid olid väga õnnelikud. No edasi on niimoodi, et meil on kavas, kuna üle ei taha pingutada ja lastel lõunauni tuleb peale, siis tegelikult siuke pool tunnikest veel rajal olla. Ehk siis värske õhu annus täis ja siis mõnusasti lõunatüdösse. Me saime kommi punktist. Päris epic. Me jõuame ikka selle lisakaare ka, mida me arvasime, me ei jõua. Anna paneb tempot nii, et pahe. Meie viimase tunni eesmärk on võtta veel umbes 10 punkti. Aga ma arvan, et me suudame seda. Tegelikult on mingi tund 20 minna. Või tund 15.
tempo on kuskil 6 alguses praegu, nii et ja me oleme väga hästi liikunud. Kui me suudame seda hoida, siis me oleme tublid. Heade asjadega kipub lõpp liiga kiirelt tulema, et siis otsustasimegi tänase päeva puhul lõpu natuke aeglasemalt teha, et saaksime ikkagi seda üritust nautida ja algavat kevadest. Esimest korda aga elus jääb aeg üle mitte puudu. Ja me võtsime 3 punkti, mis me ei plaaninud. Ma olen harjunud, et tavaliselt Sander lööb kaart, ma jooksin tema järgi. Ja täna ta ei võtnud mind punti seal mingi meestega. Aga ma leidsin ka endale. Oi. Järgi. Teid ootavad Alja poolsida, teid ootavad fotosõujad, teid ootavad fotoaparaadid ja kusagil kaugelt päevastustele ja tähtsusele nendestavad. Hea töö. Väga tõmbe. Me läks nii hästi. Me jõudsime nii ruttu tagasi ja ei eksid kordagi ära ja praegu 25 kilomeetrit. Sabastust on nii palju ametist praegu. See, vaata, käisid parina. Laambidas vett ja ületasime plaani, nagu ikka peab olema. Tavaliselt ikka teistpidi, et aega jääb puudu, olen trahvigi saanud rogainidel. Nii et täna oli ikka, ma arvan, parim võistlus üldse ja Hanna oli väga tubli. Hanna oli ka tubli. Üldse Roganna on päris tubli, jah. Iga minut ma elan Tartus juba enamuse elust ja ta on niisugune õellinn, aga täna kohtas ta meid täitsa hästi. Kuidagi üllatavalt sõbralik oli. Planeerimine õnnestus nii palju, et 1 punkti jätsime võtmata, ülejäänu saime kõik ette. Hästi tore oli ja see oli hästi tore võimalus saada sõbranna Tartusse ja koos võtta päev, et Väga lõbus oli, jah. Väga hea, et see koos. Ja ülihea on selliseid sõbrannasid, kes julgevad tulla, sest tihti on naistega niimoodi, et nad ütlevad, ei, sa oled liiga kiire, ma ei julge sinuga tulla, aga Anna küll julgeb. Julges küll ja ma vahepeal lihtsalt võtsin ja Hannale ma ei jaksa. Jaa, aga siis muutsin, on ju? Ja saime kraavist läbi käia, saime mudaseks, saime Toome pealt alla tulla tagumiku peal, et selles mõttes luistida sai. Jah, ekstreemsusi oli. Täna oli väga tore ja 1. juunil tuleb järgmine Rogain ja loodan, et Johanna tuleb mulle sinna ka seltsi, et äkki me Palukülas siis kordame. Ja ma kutsun teisi ka, et tegelikult ei ole üldse nii hirmus, et see on kõigile jõukohane, kuna saad ise tempot valida, saad ise valida, kui kaugele, kui pika ringi, kui kiiresti, et päris paljud lihtsalt jalutavad, et see ei ole üldse nii hirmus, et Rogain on lõbus ja tore. Jah, lastega oldi rajal. Koertega. Koertega, ratastega. Jah, kõike. Kõike nägime. Et siis 1. juunil näeme.